Nii, kell on 5:30 hommikul ja hakkame sõitma Nizza poole. Väike vahemaandamine tuleb 5. Air Baltic lidojumos smēķēšana nav atļauta. Tas attiecas arī uz elektroniskajām cigaretēm. Do you keep your seatbelt fastened at all times when seated? If you need to dispose of your used face mask, please put it into the white paper bag you'll find in the seat pocket in front of you. It is strictly... Mõni päev tagasi viibisime siin metsas siis oma Riia-reisi käigus. Et oleme siin kohal üleval. Ja selle posti juures me oleme ka käinud see majakas, mis siin on. Ta hakkas liikuma. Kuule, need jooksevad ka C2, meil on ka C2. Miks nad jooksevad? Ütles, et C2. Jaa. Me olemegi Nizza lennuväljal, siin on palju väikseid eralennukeid, igasuguseid. Ja palmid. Täna on juba üle 20 kraadi sooja. Ja kaktused. Oleme lennujaama autoparklas, on täitsa bambusesse kasvanud. Siin geopeitust äkki leiab mingi aarde. On ikka võimas sild. Oleme 2 saaret siin Sveitsis juba leidnud ja nüüd oleme siin suure jõe ääres, kus see suur sild üle läheb. Tahab alla minna või? Jah. Oleme nüüd Nizza kesklinnas. Istume ümber teise bussi peale, et sõita sellisele poolsaarele, kus on palju rikkurite elamuid ja jälle üks saare. No sai saab plekki ka või? Raudtee 66 plekid olid siin, see on mul kodus olemas Ameerikast saadud. See nagu ei puutu siia linna vist väga. Magneteid vaatame. Siin on väga huvitavaid. No meeldib mulle see. Mulle ei meeldi, jah? Ta kallis ei ole ju. Siin on väike defekt, aga... Jah, ja näed, nad seal üleval vahivad mingi linnakese peal. Jälle mägironimine tuleb ette võtta. Reet on õnneks endale lisaraskuse kaasa võtnud. Jah, aga hetkeseisuga ma olen tohtudega väga rahul, väga mugavad ja... Ja võtab sul jalas minnes. Läti reisil tossime. Ja Nizza vaade. Mitäs piitside maa on? Lago ja Kastel. See on see kuulus, mul on kirjas, mis avenüü, sinna ma tahtsin nagu ka korra läbi käia, aga noh, nüüd tegelikult näeb juba siin ära.
See pidi õhtul olema väga rahvalikas. Õhtul on siit ilus vaadus. Siuke surnuaed siin mäe otsas. Juudi surnuaed. Ja seal taga on veel mingi kristlaste oma äkki. Niimoodi mäe otsas. Ja Nizza on siis Prantsusmaa suuruselt 5. linn. Oleme siis Nizza luksuselamute rajoonis, Maseratid sõidavad ringi ja aiad on siuksed. Ja muidugi palju neid luksuslaeva. Kaatreid on mere peal. Üks suurem kui teine. Ilus taas tegelikult. Oleme siis selle poolsaare tipus. Ja jõudsin siis sellise kahuritornini. Aaret otsides. Sa siin ei käinud või olid? Ma nagu vaatas, aga Aare peaks siin kuskil olema, aga kõige sõbralikum taim siin on kaktus, ülejäänud taimed on veel teravamad ja hullemad siin karmil maastikul. Aga leidsime siis aarde ja tee lahti. Ma juba näen Rakablest, ma nägin pildi pealt juba seal Rakablest on. Siis vahetame ära 2 tükki leit ja... Tasus ikka tulla. Mõtle, kui tobe oleks. Mitte leit. Aga need tuleb seljakotini minna läbi Kibuvitsa põõsast. Ja mitu neid siin on? 2 tükki. Ainult. No. Lähevad mõlemad ära. No jah. Ja tulevad asemele. Ma lähen siis Rakableste järgile. No jah. Tope jah, sai otsitud mingi kaktuse juurest, aga tegelikult oli aare siin kõrval. Tee siia on väga hull. Kohalikud elanikud õpetavad siin lapsele nüüd vene keelt rääkima lapsi. Vene kultuur kasvab siin. Nagu Eestiski.
metroos on trammipeatus. Tramm sõidab vahepeal maa all siin. Niitses. Mingid trammirööpad ja tõesti metro. Metro või asi. Õnneks on tühjem rong ka. Kõik ootavad aeropordi rongi. Õhtu käes jälle ja Fred tahtis suurde Carrefouri minna linna suurimasse, aga räägib, et väike on, no mina ei tea, hullus, suurushullustus. Nii, buss lõpetas just liikumise. Uberit kätte ei saa. 6 kilomeetrit on hotellini minna, no see on 1,5 tundi kõmpimist. Siis tuleb nagu kõmpida. Kõik taksod on nagu lennujaama juures. Meie oleme natuke eemal. 15 minutit ja keegi ei tule nii kaugelt. Reeda. Onu Reeda tuleks 16 minuti pärast, siis peame siin ootama ikkagi jõuab rutem või jala. See tuleb ka kuskilt lennujaama tagant. Tesla laadimispunktid, meil pidi siin Uber Tesla auto tulema. Aga kuidagi 40 minuti pärast, no me ei hakka ära ootama. Et rongipeatus on, aga no me ei saa kuidagi siit liikuma 6 kilomeetri kaugusele. Rong tuleb homme kell 13, siis on hotelli teenindaja juba läinud, me ei saa hotelli registreerida. Taksojuht jobutab, et tema ei saa tühistada nagu seda Uberi tellimust, et kui mina raha ei maksa, aga miks ma peaks raha maksma, kui ma nagu teenust pole saanud. Ja siin on mingid väravad, kui need kinni pannakse, kuidas me saaksime siit välja üldse. Sedasi taskulampi valgel liigume siis hotelli poole 6 kilomeetrit kiirde äärt mööda metsas. Fred on täna hommikust kella 10 öössel või õhtul kohvriga pidanud igale poole minema, täitsa õudne. Nii, karm metsamatk on läbi kohvritega. Sellist asja ei ole vist kogu meie reiside jooksul olnud. Me oleme käinud kohvriga küll kõrbes, aga seal ei olnud nii pikk see kuidagi, see matk oli natuke lühe. See oli, mul oli pilti eest minemise äärel ja vahepeal juba. Ja seljakott oli sul jube raske tõesti. Ostsin siukse magneti siis linnast suveniiripoest ja termomeetri. Nurk ja rõdu on söögilauaga. Söögiriistad kõik on olemas, pliit ja pannid ja bassein on ka siin. Ja uus hommik, täna tahaks minna Monacosse. Ja siin hotelli juures on siuke park, kõik aed ümber ja tõkkepuud ees ja siis on siuksed lauad, hästi palju laudu siin. Suur park valmis tehtud, aga sisse minna ei tohi. Ei tea, kellele see tehtud on. Mõtle paha täna välja.
Nii, meie eese buss Monacosse vist jäi ära, järgmine ta poole tunni pärast, kui tuleb. Raiskama kallist aega siin ootamisel. Lõpuks meie tellitud 82 buss tuli ja sõidame nüüd eese poole, mis on Mägi küla osa külast asub mäe otsas ja osa siis mäe all. Plaan on seal ümber istuda Maroko bussile. Selleks tuleb mäe otsast nagu alla laskuda. Hakkame eesesse jõudma vist. Les galeries ont bien été restaurées. Pendant un moment, ça vivotait. 6 euro eest saime siis botaanikaaed pileti ja Reet tuleb siis ka pilet näpus siia. Nüüd see eese botaanikaaed. Siin palju aega ei ole käia. Et pärast peame siit mingi tunni ajaga sinna alla jõudma, sinna täitsa alla. Sealt läheb Monaco buss. Tund aega kuskil alla minekuks. Aga natuke vaatame siin ringi veel 10 minutit või? Muidugi, aga õnneks alla. Üles oleks palju hullem. Oleme siis Eese külas, mis on selle päikeseranniku kõrgeimaid külasid. Üsna turistikas, aga vaated on võimsad. Jah, eksootiline aed siis on tõesti eksootiline. Kus te lähete nüüd? Alla? Siit läheb trepp ja siit saab sinna alla, kus on vaadet. Hea küsimus, eks ole? Jah. Alla või üles.
Vist oli kuskil ja saare, aga meil on aeg otsa. Et kuidas seda teed nimetati? Niitse pats, Niitse rada või Niitse jalgrada. Niitse jalgrada. Siin on kunagi ka asfalt olnud. Niitse, mitte Nitse või? Niitse. Mitte seal linna järgi? Helilooja? Ei ole, N-I-E-P-C. Trepp on ajahambast ikka väga puretud või see tee? On olemas kahte tüüpi inimesi, ühed nii-öelda sportlase tüüpi, kes armastavad mäkke ronida ja teised nii-öelda televiisorisõbrad, televiisorisporti armastavad vaadata, need armastavad mäest alla ronida. Meie kuulume sinna teise klassi. Kes jõusaalides ei käi? Minul ole nagu muret ka ülesminemisega. Minule kohati isegi ülesminemine meeldib ukse. Tema kirjutatud on see ooper ja raamat Nii kõneles Zarathustra. Tema rada siis. Maha jäetud maja siin. Ma tea, saab pistida või saab? Jaa, ma võin filmida, tule pissi. Saan või saa? Jaa. Tea, see on maha jäetud bassein siis või? Siin on täitsa töötav elamu. No kolmandik maast on vist juba käidud. Oleme vist kuskil poole maa peal bussipeatusesse, mis asub all mere ääres. Peaaegu kohal. No siit läheb tee paremaks. Sealt mäe otsast siis ronisime siia alla tunni ajaga. Tegelikult ka või? Jaa. Tänan. Raamatukapp on. Raamatukapp. See on igal pool välismaal kombeks nagu. Jah, mis sa nende vanade raamatutega ikka tarka teed? Ma olen tema raamatut kändanud. Nüüd me oleme Monaco bussi peal, buss number 100 ja varsti tuleb ka riigipiir. Eile tuleb piirimagasina. Piirivalvurid? Piirivalvurid olid, uus riik kirjas jälle, jah. Jahid igal pool. Eese küla, see on kõige kõrgem küla siin Mäe-Nõrk. See on kõige kõrgem küla. Nii, kas teie olete nüüd siis Monacos või? Me oleme Monacos, jah. Kohtasime teiega Liechtensteinis. Jaa, nüüd ma olen Monacos ja mõtlen, et peaks Dolce & Gabbana need ülikonna endale vaatama.
soo, peegel kuldne, kõik on kuldne. Tossud, Dolce Gabbana. Oleks sul hea meel, kui mul niisugused seljas oleks. Ostad tossud ära 1200-ga. Palju? Ega ma ei tea, hinda ei ole ju, need on hindamatud. Mänguasjade poed. Leidsime siis Monaco aarte ja väikeriigile kohaselt on see ime pisikene. Polegi ruumi kuskile kirjutada, oma nime. Ma ei tea, pean siia kuskile kirjutama. Kirjutan selle elega peale. Nii ja meie ees on siis kuulus Monte Carlo kasiino ja ooperimaja. Breed oskab selle kasiino kohta midagi öelda ka? See on väga vana kasiino ja siin kasiinos on ühekäelisel bandiidil võimalik kõigil õnne proovida, aga eritsoonidesse lastakse ainult megasummasid kulutavaid kliente. Väga põnev. Tõesti imelikud autod siin. Need on need, kes kasiinos on mänginud eritsoonis, siis võitnud suure summa. See Mansori, Saksa Mansori, Aston Martin, Rolls-Royce. Monacos on maski kandmine kohustuslik ja seda jälgivad sellised valgete särkidega ametimehed tänavatel. Aga miks neil poistel maski ei ole? Ja see ei tee midagi. Selle auto summuteid pildistatakse. Ma ei teagi, mis mark see on, CB või? 3B. Ei, mina sihukest autot küll ei taha. La soddisfazione. Adesso lo scrivo. Bugatti. Dico scusa, ma c'hai la... Olnud selle autoga sõiten. Väga piinlik oleks üks autoga sõita. Ma ei teadnud, et mul nagu nüüd. See on see Fredi pood siis siin Monte Carlos, mida ta ei teadnud millest midagi. Sa pead siit ostma siis midagi, mida siin müüakse. Mida ma teen, seda ma ei tea mida. Kaelaehted või kõrvakunnakad. Jah, ma pean tal naimu. Näe, siin on su lapsepõlve foto. Jah, põhimõtteliselt siuksed kettemid siin, jah. Sinna vaade kõik majad. Sõidame nüüd tagasi Nisse poole. Seda mul ei ole.
ei no ma ei saa ju, siis ma pean selle sisse lülitama ju, selle wifi, aga mul siin... Et see on siis Prantsuse Riviera või? Kus me viibime? Jah, me ei saa minna nii ruttu, sest meil on piletit vaja. Jah. Sõitsime trammiga 2 ühest lõpppeatust teise. Aga nüüd juba tuleb ju. Hotellisöökla, kus me toitu ei tellinud. Hotell on siin siis meil. Vaatan basseini ka üle. Pidi ise kinni. Siin võiks natuke olla küll. Kas see on mingi termoallikas või? Termo küll olla, ma ei tea. Kloorilehma ei ole. Uus hommik. Viimane päev Prantsusmaal. See on see rannapromenaad või? Kus vaatamisväärsus? On Phoenix Park, ka üks Nizza vaatamisväärsus. Palmimajaga. Meie sisustame oma aega kaubandusega täna. Prantsuse Riviera suurimas kaubanduskeskuses. Kaubanduskeskuste ukse peal kontrollitakse koroonatesti. Ennem kaubanduskeskusesse ei lasta. Koroonatestid välja ja vist. Mis see on? Ei saa aru. McDonaldsis ja sööme siin burgereid. Ossa, mis Reet sai. Mis sinu oma maksis ka? 15.50 ja minu oma 7.85 poole vähem.
vaese inimese värk. Hakkab läbi saama meie 3-päevane Prantsuse Riviera seiklus. Seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is switched off. We recommend you keep your seatbelt fastened at all times when seated.